Aga mis on parim lugu selle tõstukiga? Ma nüüd ei mäleta päris täpselt, kas just selle tõstukiga, aga jah, ühe tükiga ma olen hakkama saanud siin küll. See oli buumiaeg, aasta oli 2007, tohutult rahvast. See oligi niisugune aeg, et ükskõik mis kell sa hommikul tööle tulid, järjekord oli väravas. Ja juhtus nii, kuigi me olime 5 tööl, oli selline hetk, kus ma olin täiesti üksi. Rahvast palju, üks mees tahtis, et ma paneks selle peale aluse kipsi, aga täpselt siia samasse, siis see uks oli kinni, mulle see kõrval uksel, see ukse ees oli üks, sihuke natukene lillakas, pruunikas värvi siguli. Sees 4 meest, ilmselgelt purjus, niisugused slaavikeelsed. Ja üks jäi sisse magama, 3 tükki hakkasid siis ringi jooksma ja küsima ikka ühte, teist ja kolmandat ja ma räägin neile mitu korda, et ma tahan välja sõita, et laske natukene maad edasi, eks ole. No ei saa ja mul on väga kiire, no juba tõesti väga kiire. Ja midagi ma läksin, tõstsin selle sama, ei olnud see tõstuk, meil on veel üks. Et ma tõstsin ta lihtsalt käppade peale ja kuna meil olid sel ajal olid fiboblokid olid natukene lähemal siin, et ma tahtsin ta sinna blokkide juurde viia. Aga see mees ärkas üles ja ma miskipärast arvan, ma olen täiesti kindel, et ta kujutas ette, et ta praegu on kuskil auto lammatuses ja ta tõstetakse sinna selle vahele, mis on see press. Et väga-väga haledat häält tegi. No ma panin ta siis sinna maha, ta tuli sealt välja ja hingas sisse välja ja siis nad olid väga kurjad mu peale, sellepärast et see auto hakkas peale seda nagu natuke lagunema ka, roostet kukkus. Aga nad suure vihaga ostsid ikkagi kotid tsementi. Ja nemad ise muidugi käsi külge ei pannud, mõtlesid, no tuhka 35 kilo, mis see mul siis visata ei ole sinna. Aga juhtus nii, et kui ma panin selle sinna pagasnikusse, siis see kukkus lihtsalt läbi, sest see oli nii roostetatud. Sealt sõitsid ära, see hunnik sinna jäi.